tere! Täna võtsin ma lugemise isu tekitamiseks ja ampsamiseks kaasa raamatu, mille on kirjutanud David Walliams. David Walliams on tuntud sellise mehena, kes kirjutab raamatuid, mille tegelasteks on võib-olla emadele ja isadele ja võib-olla ka õpetajatele ja üldse sellistele väga korralikele täiskasvanutele hirmu peale ajavad tegelased. Ja siin on siis raamat, mille pealkiri võiks nagu tõsistel täiskasvanutel tõepoolest turjakarvad püsti tõsta. Nimelt selle raamatu pealkirjaks on Maailma halvimad lapsed. No millega siis või millised need maailma halvimad lapsed siis on? No, esimene maailma halvimatest lastest kannab nime. Kirjaniku poolt on talle antud nimeks Ilalõug Ivan. Elas kord poiss, kelle nimi oli Ivan. Ivan ilastas palju. See polnud tavaline igapäevane ilastamine, puhutine tatitriip mööda lõuga alla voolamas. Ei, see oli ilastamine tööstuslikul tasemel. Ivan oli poiss, kes suutis ilastada liitrite kaupa ila päevas. Küllap sa mõtled, miks Ilalõug Ivan nii palju ilastas. Asi oli selles, et ta oli üks erakordselt laisk indiviid. Oleks ta vaid saanud, oleks ta maganud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas. Ja kui Ivan magas, siis Ivan ilastas. Norr, tilk, maandus ila põrandale. Koolipäevadel tuli poiss jalgupidi voodist välja lohistada. Kui Ivan oleks oma tahtmist saanud, oleks ta igal hommikul voodis kooli sõidutatud. Ja niipea, kui ta kooli jõudis, jäi ta jälle magama, ikka seesama norr, tilk. Miski ei meeldinud Ivanile rohkem, kui tundide ajal mõnusaid pikki uinakuid teha. Ta oli tuntud selle poolest, et võttis vahel ka magamiskoti kooli kaasa. Nii sai ta viimases kui ühes tunnis tukastada. Kehalises kasvatuses oli küll päris keeruline magada, aga Ivan leidis võimaluse. Näiteks kui jalgpallimatside ajal palus ta end väravasse panna, ronis ta väravavõrgu peale ja tegi uinaku. Kui mõni lastest värava lõi ja kõik liiga valjult juubeldasid ja ta üles äratasid, hakkas ta hädaldama. Kuna Ivan magas kõikide tundide ajal, tuli ta alati kõige viimaseks. Kui Ivan tundide ajal tukastas, ilastas ta kogu oma laua täis. Ikka seesama norr, tilk. Ila nirises põrandale, kuhu kogunes suur ilaloik. Kui parasjagu oli käsil ajaloo kardetud topelttund, sai loigust midagi basseini sarnast. Keegi ei teadnud päris täpselt, mis Ivani ilas on. See oli läbipaistev nagu vesi, aga paks ja kleepuv nagu liim. Kord jooksis Ivani ajalooõpetaja Preili Minev poisi laua juurde, et ta peale tunnis magama jäämise pärast karjuda. Õnnetu naine libises süljel, liugles üle põranda ja lendas aknast välja. Ta leiti lähedal asuvast hekist pea alaspidi, tviitseelik üle pea ja suured satsilised aluspüksid tuules laperdamas. Meie lugu algab päeval, kui toimus ekskursioon Loodusmuuseumi. No vot, siit ma rohkem enam edasi ei loe, et te saite aru, millise poisiga on tegemist. Ja raamatu tagumisele kaanele on kirjanik kirjutanud, ärge lugege seda raamatut. Nii et minu arvates te võiksite kaaluda, enne kui te selle raamatu avate, kumba soovitust kasutada. Raamat iseenesest on hästi tore. Teda on väga mõnus lugeda, sellepärast, et vaadake, kui palju on siin pilte. Tähtsad sõnad ja väljendid on suure šriftiga, et neid tasub tähele panna. Ja tegelasi on siin mitmeid. Ilastajast me juba rääkisime, aga siin on veel Räpa-Rita. Siis on siin Norman Ninanokkia.
siis on siin säsil säbeleja, mida tema küll võiks teha. Seda võite ka lugeda. Nii, ja siis on meil veel täipoiss Tom. Nii et väga värvikad lapsed, võtke ja uurige natukene, kui te ei karda seda tagumisel kaanel olevat hoiatust. Aitäh!